Riigikogu menetluses on praegu 2 eelnõu, millega soovitakse erakonnaseadust muuta. Et muutust on vaja, kinnitab ka erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni juht. Erakonnaseadus ootab parandamist juba pikki aastaid, et seal on väga palju tehnilisi küsimusi, mis on lihtsalt tehniline praak. Seal on küsimusi, mis tegelikult takistavad täies ulatuses selle seaduse rakendamist, sellepärast et on tehnilist praaki. Seal on väga sisulisi küsimusi. Et ma kindlasti julgustaksin poliitikuid siis erakonnaseadusele sisse vaatamast, avamas seda ja tegemast vajalikke muudatusi, et ka komisjoni poolt me oleme iga aasta saatnud vähemalt 1 kirja, kus on põhjalikult toodud neid, mis hädasti vajavad muutust. No me näeme, et on mitmed kohtuasjad, on algatatud ka kriminaalasi, mis just puudutab juriidiliste isikute annetusi. Ja täna istungil selgus, et tegelikult meil on päris suur segadus nende juriidiliste isikute annetamiste osas. Ja näiteks õiguskantslerilt kõlas tegelikult ka see sõnum, et võimalik, et selline lauskeeld, mis meil täna on, läheb vastuolu nii meie põhiseadusega, aga ka Euroopa Inimõiguste Kohtu sellise praktika ja nende arusaamaga. Vandeadvokaat Allar Jõks toob välja praeguse seaduse puhul kehtiva absurdse olukorra, kus juriidiline isik, kes sooviks enda maailmavaatele sobivale erakonnale toetust avaldada, seda hästi teha ei saa, sest riskitakse süüdistusega varjatud rahastamises. Ja me oleme praegu päris absurdses olukorras, kus näiteks MTÜ, kes tahab ühte maailmavaadet toetada, kutsub üles seda erakonda või neid erakondasid toetama, riskib saada süüdistuse erakonna varjatud rahastamises, kui see on teatud piirist üle, mis sunnib seda MTÜ-d reklaamima kõiki erakondasid. Ja siis me jõuame absurdse olukorrani, et kui ma tahan reklaamida või toetada erakonda A ja B, siis ma pean seda tegema ka erakonna C ja D suhtes, kuigi minu maailmavaade nendega ei ühti või mis veel kuulem, kui nende maailmavaade on näiteks Eesti riigil ohtlik. Sellistes olukordades jõuavad kaasused lõpuks kohtusse. Küll aga on siinkohal murekoht selles, et kohtute kaela lükatakse otsuste tegemine, mis tegelikult peaks olema poliitiliste otsuste pärusmaa. Väga õige tähelepanek, võti nende samade küsimuste lahendamiseks ei asu Tartus Toomemäel, see võti asub Stenbocki majas ja eelkõige tegelikult siin Toompeal. Ja kui neid vaidlusi hakatakse ainult kohtusse saatma, et las kohus otsustab, siis võib kaasneda oht, et kohtud peavad hakkama tegema otsuseid, mis on tegelikult poliitilised.